Hormuzi väin Lähis-Idas võib peagi taas avatud saada, kuid ainult juhul, kui Ameerika Ühendriigid täidavad Teherani esitatud ranged nõudmised. Iraan ja Omaan jõudsid vastastikusele arusaamisele laeva teekonna geograafiliste koordinaatide osas läbi Hormuzi väina ning ülisavaldus on lõppfaasis ettevalmistamisel. Eeldusel, et protsessi ei sega kolmandad riigid, eelkõige Ameerika Ühendriigid. See on ametlik avaldus Iraani välisministeeriumi esindajalt Ismail Bagailt. Samal ajal lisas ta, et isegi kui Teherani ja Maskati vahel saavutatakse selline kokkulepe, see iseenesest ei taga selle strateegiliselt olulise veetee turvalisust, kuni piirkonnas viibivad ameeriklased, kes ei täida Teherani ultimaatumeid. Ja samal ajal algas Iraanis massiivne infokampaania, milles kutsuti rahvast üles ameeriklastele kätte maksma. Ja nüüd kõige tähtsam. Iraan Hormuzi väina avamise eest nõudis Donald Trumpilt mereblokaadi täielikku lõpetamist. Kõigi sanktsioonide täielikku tühistamist. Ja tähelepanu! Avalik tunnistus Ameerika Ühendriikide poolt, et nad ei suuda peatada sõda Liibanonis, nagu nad olid lubanud varasemas vastastikuse mõistmise memorandumis, mis allkirjastati juba juunis. Mida vastas sellele kõigele Donald Trump? Donald Trump veetis täna terve päeva lükates ümber väiteid, et USA-l on kriitiline laskemoona puudus. Ja ta kordas taas, et oli valmis Iraani täielikult hävitama ja andma Iraanile kõige võimsama löögi pärast teist maailmasõda. Aga muutis meelt pärast seda, kui iraanlased lihtsalt anusid teda seda mitte tegema. Ja veel, Trump kaitses täna terve päeva. Pete Hegseth, see on Ameerika Ühendriikide sõjaminister, väidab, et ta on tema tööga täiesti rahul. Ja üldse, kõik need jutud sellest, et väidetavad rakettidest jääb puudu ja sõda ei lähe üldse plaani järgi, on täielik vale. Ja need, kes seda infot levitavad, on reeturid ning neid tuleks üldse kohtu alla anda ja vangi panna. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos. Siia on tekkinud väga palju uusi muutujaid. Aga enne kui alustame, palun tellige see YouTube'i kanal. Kohe praegu. Võtke hetk aega ja kontrollige, kas olete kanalit juba tellinud. Võib-olla olete juba ammu vaadanud, aga pole siiani tellinud. Kui olete tellinud, suur aitäh teile. Kui ei ole, vajutage kohe tellimise nuppu. Me liigume 300 000 tellija piiri poole. Seega olen tänulik iga teie tellimuse eest. Niisiis, kokkulepe Hormuzi väina avamiseks on praktiliselt valmis. Iraan lõpetab praegu laevaliikluse korra kooskõlastamist Omaaniga Hormuzi väinas. Kuid, nagu Teheran väidab, ei tähenda kahe rannikuriigi vaheline kokkulepe veel veetee töö taastamist. Teheran väidab, et tal on vaja mitmeid garantiisid Ameerika Ühendriikidelt, et laevad saaksid takistusteta läbida Hormuzi väina. Iraani välisministri asetäitja Kazem Garibabadi esitas Iraani nõudmised, öeldes, et Ameerika Ühendriigid peavad tühistama meetmed, mis tema arvates on rikkunud varem võetud kohustusi. Tegelikult nõuab Iraan nüüd Ameerika Ühendriikidelt täpselt neid järeleandmisi, millele Washington oli valmis minema Iraani tuumaprogrammi peatamise nimel. Iraan ei räägi sellest programmist enam üldse. Ja just siin algabki kõik kõige huvitavam. Iraani välisministeerium nõuab Donald Trumpilt järgmist. Sõjalise mereblokaadi täielik lõpetamine Iraani sadamate ümber. See tähendab, et USA sõjavägi peab piirkonnast lahkuma. Arutelu sanktsioonid üle, mis kehtestati uuesti Iraani vastu pärast vaherahu nurjumist, eriti naftasektori suhtes ning läbirääkimiste taasalustamine Teherani külmutatud varade üle. Lihtsalt öeldes, tühistage sanktsioonid, tagastage külmutatud varad. Ja kolmandaks, küsimus arutamine selle üle, et Ameerika Ühendriigid ei suuda tagada stabiilsust investeeringutes, nagu on ette nähtud vastastikuse mõistmise memorandumis, mis Washingtoniga juunis sõlmiti. See tähendab, et Iraan, tähelepanu, nüüd esitab nõudmisi Ameerika Ühendriikidele Hormuzi väina avamise nimel. Tuletan meelde. Donald Trumpi plaani kohaselt USA oli valmis tegema need järeleandmised Iraanile.
sanktsioonide tühistamine, varade vabastamine, blokaadi lõpetamine ja nii edasi, vastutasuks tuumaprogrammi sulgemise eest. See oli ka algne idee. Nüüd nõuab Iraan täpselt samu järeleandmisi lihtsalt selle eest, et avab Hormuzi väina, mis enne sõda, tuletan meelde, oli täielikult avatud. Aga kõige suurem, kui nii võib öelda, näkku sülitamine Donald Trumpile oli siin. Küsimusele, kas Iraan täidab sisuliselt juunikuu kokkuleppe artiklit 5, mis kohustab Iraani tegema kõik endast oleneva, et tagada ohutu kaubalaevandus. 60 päeva jooksul vastas see sama Karibabadi lihtsalt ei. Ta ütleb ei, me ei täida midagi. Edasi tema tsitaat. Artikkel 5 sätestab vaid juhised, mitte lõplikku tegevuskava. Uut Iraani ja Omaani vahelist kokkulepet esitatakse kui täiesti uut mudelit, mis peegeldab tänast julgeolekuolukorda, mitte kui eelmise 60-päevase kokkuleppe jätkuna. See tähendab, et laevateed läbi väina muutuvad. Märkimisväärne osa kaubanduslikust liiklusest hakkab läbima Iraani territoriaalvett. Ülejäänud osa läbib Omaani vetesid, kuid kooskõlastus on seal veel lahtine. Karibabadi teatas, et saavutatud kokkulepe kajastab uut strateegiat tõhusa suveräänsuse teostamiseks väina üle. Rõhutades samas, et Iraan ei kavatse rahuajal seda veeteed regulaarselt sulgeda. Kui ta aru ei saanud, siis Karibabadi ütleb otse välja, et meil on täiesti ükskõik sellest tehingust, mille Trump juunis sõlmis, millega Ameerika president nii palju tegeles. Ta ütleb, et jah, meil on täiesti ükskõik. Jah, me allkirjastasime juunis midagi seal. Trump läks selle kõigega kaasa. Ta kuulutas seal välja rünnakute pausi. Aga meie, ütleb ta, ei kavatsenudki seda täita. Seal, ütleb ta, jah, oli kirjas, et Iraan justkui kohustub avama Hormuzi väina. Teeb kõik endast oleneva, et see oleks avatud, ütleb. Aga need olid lihtsalt põhimõtted. Ta ütleb, et see ei kohustanud meid tegelikult millekski. Noh, oli kirjas ja oligi. Las ta olla, ütleb ta. Ei, me ei teinud selles osas midagi. Aga peamine on see, et USA ei ole nüüd üldse Hormuzi väina läbirääkimiste laua taga. Seda on ka oluline arvestada. Neid ei ole laua taga. Laua taga on Iraan ja Omaan ja kuskil eemalt jälgivad ameeriklased. Ja siin on oluline märkida, et Iraani ja Omaani poolt ettevalmistatud leping näeb ette, et Teheran saab kontrolli laevade üle, mis sisenevad Pärsia lahte läbi Hormuzi väina. Ja väidetavalt saab Omaan kontrolli nende üle, mis lahkuvad. Kuid seni jääb ebaselgeks, kuidas täpselt see kontroll määratakse. Pärsia lahe riikide läbirääkijad nõuavad, et piirkonna riigid teostaksid ise laevade kontrolli järelevalvet ning tasude maksmine oleks täielikult vabatahtlik. Teheran soovib võtta läbi väina läbivatelt laevadelt 5-7% kaubaväärtusest. Omaan arutab tasusid 3% tasemel. Samas, kui USA pooldab sõjaeelse status quo säilitamist, see tähendab üldse igasuguse tasu puudumist. Kuid samal ajal Iraani välisministri asetäitja, seesama Qasem Karibabadi, teatab, et kokkulepe, tsiteerin, on koostatud nii, et kaubalaevad viiguvad läbi Iraani territoriaalvette, nii sisenemisel kui ka väljumisel. Läbirääkimistel Omaaniga saavutati põhimõtteline vastastikune arusaam. See tähendab, Iraan ütleb täielik kontroll sisenemise ja väljumise üle Hormuzi väinast saab olema Iraani käes. Jah, ütleb, et osa laevu läbib Omaani territoriaalvett. Aga see ei tähenda mitte midagi, ainult Iraani nõusolekul. Tegelikult tähendab see Iraani täieliku kontrolli Hormuzi väina üle. Ja nagu ütles Qasem Karibabadi, Ameerika Ühendriikidega viimastel päevadel läbirääkimisi ei peetud, kuid Teheran sai neilt sõnumi. Selles märgitakse, tsiteerin, täielikku valmisolekut naasta oma kohustuste täitmise juurde vastastikuse mõistmise memorandumi raames, mis allkirjastati juuni keskel. Tuletan meelde, et see memorandum nägi ette 2 kuud lõpliku kokkuleppe saavutamiseks, sealhulgas tuumaprogrammi osas. Ja see tähtaeg saabub 17. augustil. See on sõna otseses mõttes umbes 10 päeva pärast. Kuid vastasseis USA ja Iraani vahel on teravnenud ja nad on taas hakanud vahetama lööke.
Selle taustal kutsusid juhtivad laevandusassotsiatsioonid ÜRO-d üles astuma vastu igasugustele laevade teenindamise tasudele ja maksudele, mis läbivad transiidina Hormuzi väina. Korraga 8 suurimat merendusorganisatsiooni allkirjastasid ühise avaliku kirja ÜRO-le ja rahvusvahelisele merendusorganisatsioonile, hoiatades, et tasude kehtestamine võib viia hindade tõusuni tarbijatele üle kogu maailma ja õõnestada vaba meresõidu põhimõtteid. Edasi tsiteerin merendusorganisatsioonide ühisavaldust. Niipea kui selline pretsedent on loodud, muutub sarnaste meetmete vastu seismine mujal üha raskemaks, mis tekitab rahvusvahelises laevanduses ja ülemaailmses kaubanduses ebakindlust. Need tagajärjed ületavad transpordikulude piire, aidates kaasa energiahindade tõusule, inflatsioonile ja majanduslikule ebastabiilsusele. Lõppkokkuvõttes toovad need tagajärjed kaasa inimohvreid, mõjutades inimeste elatusvahendeid üle kogu maailma. Tundub, et maailma korravalvur Ameerika Ühendriigid peaks sellele kuidagi reageerima ja lõpuks kõik korda seadma. Kuidas siis Donald Trump sellele kõigele vastas? Esiteks kinnitas ta täna taas avalikult, et iraanlased lihtsalt anusid teda sõda lõpetama ja väitsid, et nad on valmis kõigeks, ainult et Trump tühistaks oma ajaloolise massiivse löögi. Ta rääkis taas, et USA valmistus andma Iraanile suurimat lööki alates teisest maailmasõjast, kuid see tühistati pärast Teherani palveid. Järgneb Donald Trumpi tsitaat. Me peksame neist kogu rumaluse välja, aga ma eelistaksin sõlmida kokkuleppe, sest ma ei taha inimesi tappa. Aga mingil hetkel me olime valmis kõige ulatuslikumaks rünnakuks üldse. Ja viimaste kuude jooksul oleme neile väga tugevaid lööke andnud. Aga me olime täielikult valmis. Me olime täiesti valmis suurimaks rünnakuks pärast teist maailmasõda. Ja siis nad hevistasid mulle ja ütlesid, palun, ärge tehke seda, räägime. Ja siis nad ütlevad, me pole seda kunagi öelnud. Teate mis? Võltsmeedia teab, et nad tõesti ütlesid seda. Nad palusid, nad anusid. Aga me peame läbirääkimisi. Vaatame, mis saab, kuid nad austavad meid. Tsitaadi lõpp. Aga viimastel päevadel, nagu te teate, on puhkenud skandaal pärast seda, kui mitmed USA väljaanded ja analüütikakeskused väitsid, et võib-olla. Kas Donald Trump tõesti tahaks anda Iraanile kõige võimsama löögi pärast teist maailmasõda? Aga pole millegagi seda teha. Räägitakse, et võib-olla ta tahakski, aga pole millegagi. Pole laskemoona. Väidetavalt napib rakette ja mürske kriitiliselt pärast tema geniaalset sõjalist operatsiooni. Veelgi enam, kõige kriitilisem oli CNN. Ja teisipäeval teatasid nad, et Ameerika sõjavägi kulutas peaaegu 80 oma raketitõrje võtmetähtsusega THAAD-i raketitõrjesüsteemi jaoks. Ja mitme allika andmetel kõrged Ameerika sõjaväelased hoiatasid Valget Maja, et Pentagoni laskemoonavarud on ohtlikult madalad ja sõja jätkamine on väga ohtlik. Vastuseks ütles Trump, et Ameerika Ühendriikidel on tohutult palju laskemoona ja mõningaid mürske on lausa ülearugi. Ja üldse, tsiteerin, kaitsetööstusettevõtted ehitavad meie riigi ajaloos suurimat arvu tehaseid ja vabrikuid. Sama retoorika võttis omaks ka sõjaminister Pete Hegseth ja nüüd on juba ilmunud lekkeid, et Trump kutsus siiski Pete Hegsethi enda juurde ja küsis temalt, kuule, mis toimub laskemoonavarudega? Kuidas nii? Eelkõige kirjutas Washington Post, et Trump ei ole rahul Pete Hegsethi tööga sõjaministri ametikohal. Aga Trump väitis, et see kõik on jultunud vale. Peale selle hakkas ta äkitselt väga närviliseks muutuma ja teatas, et kavatseb üldse kõik need vangi panna, kes julgevad oma suud avada ja rääkida sellest, et Ameerika armeel väidetavalt napib mürske. Edasi toon pikema tsitaadi Donald Trumpilt. Võltsuudised. Võltsuudised, nagu tavaliselt, levitavad valesid ja täiesti alusetuid kuulujutte. Ma olen äärmiselt rahul tööga, mida teeb Pete Hegseth.
kõik oli silmapaistev, kaasa arvatud meie rünnak Venezuela vastu, kus tulemus saavutati vähem kui 1 päevaga, mis võimaldas meil tuua õiguse mõistmise ette ühe maailma kõige jäledama kurjategija, Nicolas Maduro. Samamoodi Iraan, kus riik laastati selleks, et takistada neil kunagi tuumarelva omandamast. Operatsioon kulgeb väga hästi. Pete Hegseth naudib suur taustus sõjaväes ja on toonud kaasa tohutu paranemise. See kuulujutt käivitati Washington Postis. Sõna-sõnalt, nagu Trump kirjutab. Washington Compost. Saate aru viitest, eks. Selline nali. Jätkan tsitaadiga. Üks selle äri halvimatest meediakanalitest, hoolimata sellest, et me ütlesime neile, et nende lugu on täielikult vale. Aga nemad ikkagi avaldasid selle. Tegelikult pean ma nende võltsuudist tõesti reeturlikuks. Ja lisan veel, et enne seda ütleb ta, et üldse tuleks kõik need, kes räägivad, et rakettidest jääb puudu, et armeel on probleeme, et me ei võitnud sõda Iraanis, kõik need tuleks vangi panna. Mis õigus neil on oma suud avada ja öelda, et me justkui ei võitnud sõda Iraaniga? Näed, siin tekkis selline vastuolu. Meedia andmetel korraldati Pentagonis siiski mingil põhjusel kiireloomuline koosolek laskemoona nappuse teemal. Võiks ju arvata, et seal räägitakse, et meil on neid laskemoona küllaga, lihtsalt rohkem kui küll. Aga mingil põhjusel peeti Pentagonis siiski koosolek. USA asjakaitseminister Steve Feinberg pidas oma alluvatega kiireloomulise koosoleku, et arutada vajadust täiendada Ameerika arsenale. Feinberg käsitlus olukorda kui kriisi ja nõudis relvade hankemenetluste kiiret kiirendamist. NBC Newsi andmetel Feinberg kutsus kokku koosoleku pärast seda, kui sai vihase telefonikõne Donald Trumpilt, kes väidetavalt väljendas pettumus selle üle, et laskemoona puudus on saanud takistuseks sõjategevuse laiendamisel Iraani vastu ja ähvardas Feinbergi vallandamisega. Kuid sõbrad, siin on oluline mitte segi ajada. Donald Trump teatas avalikult, et kõik on hästi. Laskemoona on tohutult palju, lihtsalt pole kuhugi panna. Tõsi, mingil põhjusel ei anna ta Ukrainale üle Patrioti püüdurrakette, sest on puudus. Aga ei, ärge ajaga segamini, puudust ei ole. Aga sõbrad, me mäletame samuti hästi, et sõja alguses lubas Donald Trump avalikult Iraani kapituleerumist. Pärast seda väitis ta, et Iraan on juba mitu korda kapituleerunud. Siis väitis ta, et sõda ei kesta mingil juhul kaua. Rohkem kui 4, maksimaalselt 6 nädalat. Ta ütles, et maksimaalselt 6 nädalat ja Iraanist ei jää üldse midagi järele. Me mäletame, kuidas Trump väitis üle 30 korra, et ta on juba võitnud sõja Iraaniga. Ja nii edasi. Ja veel, viimastest uudistest, just laupäeval ütles Trump, et juba homme on Hormuzi väin täielikult avatud. Siis ütles ta, et kuulge, Hormuzi väin on juba avatud ja tegelikult pole seda keegi üldse sulgenudki. Siis lisas ta, et ei, leping Iraaniga on peaaegu valmis ja homme, just homme, on Hormuzi väin kindlasti avatud. Täna on juba 4 päeva õhtu. Jah, mina usun Trumpi, tõesti usun. Kas teie usute? Samal ajal täielikult valutatud, nagu Donald Trump ütles, Teheranis ilmusid sellised kättemaksuhimulised reklaamtahvlid, mille lõi Iraani režiimi propagandamasin, mis püüavad näidata nii oma rahvale kui ka välismaailmale, et Islamivabariik Iraan kontrollib olukorda endiselt kindlalt, samal ajal kui Ameerika Ühendriigid lagunevad. Kõik. See meenutab veidi venelasi muidugi, kes mäletate, Vladimir Putin. Pesemata venelastele. Meile on juba, kui kaua, 20 aastat räägitud, et Ameerika varsti langeb. Aga kas te olete näinud ameeriklaste välisvõlga? Jah, varsti kukub kokku. Dollaril on varsti lõpp ja eurooplased külmuvad varsti ilma Vene gaasita täiesti ära. Aga meie õitseme. See, mis praegu Teherani tänavatel toimub, meenutab väga tugevalt seda Vene propagandat. Aga kõigi nende plakatite mõte on selles, et Iraani võimud kutsuvad oma rahvast üles kättemaksule Ameerika Ühendriikidele, mis ilmselgelt ei viita sellele, et need samad iraanlased annuksid Donald Trumpilt mingeid läbirääkimisi. Siin ma panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Kui soovite toetada sõltumatut YouTube'i kanalit, saate seda tehes annetuse ükskõik millise lingi või rekvisiitide kaudu, mis on selle video kirjelduses. Sellega on kõik.
hoolitsege enda eest, kõike head!